tere, me siis kanname kahekesi ette, aga meil on ka kolmas autor Tuuli, kes on saalis ja ilmselt vastab ka siis pärast meiega koos küsimustele. Sirli, sina vist alustad? Teeme nii, me ei suutnud ära jagada, et kes esimesest slaidist räägib ja ütleme üht-teist mõlemad. Õssi selgituste töörühm on suurem kui need 3 nime, mida te siin praegu näete, et Õssi selgituste, soovituste, selgituste töörühmas on meil veel ka loomulikult Margit Langemets ja Liidia Riisberg. Inimesed, keelekasutajad ikka vajavad soovitusi keele kohta. Kellelt nad neid vajavad ja kellelt nad siis nõuandeid saavad. Keeletutketelt kolleegidelt, grammatika kontrollijalt, miks mitte suurelt keelemudelilt, keelenõuandjatelt, keelekorraldajatelt ja nii edasi. Tavaliselt neil nõuandjatel on sõnaraamatuga võrreldes eelisseisus või eelisseis. Nad saavad teada ka konteksti, mille kohta soovitust küsitakse. Aga sõnaraamatusse soovitust kirjutades me ei suuda mitte kunagi sõnaraamatu koostajatena välja mõelda, et millises kontekstis keelekasutajal see küsimus sõnastuse kohta parasjagu tekkis. Teid kindlasti huvitab, mis on muutunud. Me ei saa öelda, et uue Õssi tulekuga mitte miski ei muutu. On muutunud küll. Me soovitame endiselt ja selgitame endiselt, aga muutunud on see, et me ei ütle, mis on keeles hea ja mis on halb, sellepärast et hea ja halva skaala on ikkagi üsna subjektiivne. Nii mõnelgi võis tekkida küsimus, et miks meil see täna seal pealkirjas on. Et selle kiusaka tänaga me siis tahamegi öelda, et me räägime selgitustest ja soovitustest praegusel kuupäeval, aga me räägime nendest ka ülekantud tähenduses. Ehk siis me räägime nendest olevikus ja siis paberlikuks peetud tähenduses me räägime nendest praegu, tänapäeval ja nüüdisajal. Nii, aga siis võib järgmise panna vist. Jah, meie ettekanne tõukubki siis tõsiasjast, et teatakse, et on olemas mingisugused sõnad, mille kasutamine kirjakeeles ei ole soovitatav, aga tihtipeale ei teata siis, et nende eest võib saada siis halva hinde, aga tihtipeale ei teata, et mis põhjusel need sõnad halvad on ja mis kontekstis nad halvad on. Et on ära õpitud, et midagi nende sõnadega nagu oli, aga mis täpselt, et seda ei teata, sest ka taju ei toeta seda. Ja Õssis, varasemas Õssis on olnud siis lihtsalt, et ei soovitata, aga selgitust ka ei ole. Ja Õssi tegijate ülesanne ongi siis otsustada, et kus ja kuidas seda laadi soovitusi anda ja esitada. Ja nagu Sirli ütles ka, et me tutvustame siis eri õigekeelsusallikatest sõnastusse puutuvate soovituste esitamise uusi põhimõtteid. Ja õigekeelsusallikad on seaduse järgi Õss ja EKI teadmiku õigekirjaosa, aga tegelikult ehk siis de facto, nagu Margit ka välja tõi, on siis ka ühendsõnastik selleks. Ja Õssi eesmärgid on üldiselt siis traditsioonilised, nagu me ka kuulsime plenaaris, esitada ortograafiat, morfoloogiat, sünonüüme ja tähendusvihjeid. Aga siis seoses muudatustega keelekorralduse arengus ja põhimõtetes on siis üheks uuenduseks see, et me selliseid näiteid enam ei esita, kus eespool on halvem ja selle järel siis parem variant. Ja ütlen ette, et kõikide nende näidete näitamisel me mitte mingil juhul ei soovi varasemate Õsside esitusviise kuidagi halvustada. Nii, aga võib järgmise panna. Ja, et omaette probleemistiku Eesti keelekorralduses moodustabki tegelikult normingu teema. Et normiks loetakse siis õigekirjutuslike, grammatiliste ja sõnavaraliste normingute ja soovituste süsteemi. Ja tegelikult küsimusi tekitabki selles sõnastuses siis sõnaühend sõnavaralised normingud. Aga ka sellest jõudis juba Margit natukene rääkida, et mis siis sõnavaralised normingud on. Et seda, et sõna tähendusi me ei normi, sellele on tähelepanu juhitud juba 1980. aastatel. Ja mõnevõrra segane on ka see, et kuidas saab norm olla normingute ja soovituste süsteem. Nii, aga paneme järgmise. Aitäh.
ja õss on siis eriliigilisi juhiseid andnud sõna valiku kohta ja sõnakasutuse ja ka tähenduse kohta. Aga samas ei ole ta üheselt öelnud, et mis osa siis nendest juhistest on soovitused ja mis osa sellest on siis normingud. Ja selle tõttu ilmselt on siis hakatud ka käsitlema kõiki ka võimalikud soovitustena mõeldud osa siis ka normingutena. Ja üks selline asi on just see sõnastuste kohta käiv info. Ja EKI keelenõuandmebaasist on ka näha, et kasutajad ongi tihtipeale kõiki õssis sisalduvaid juhiseid, soovitusi, ühesõnaga kõike, mis õssis sisaldub, on hakatud pidama rangeteks norminguteks. Ja üks siis uue õssi eesmärke on vähendada ka seda võimalust, et mittenormingulisi asju hinnatakse kui normingulisi. Nii, Sirlile sõna üle. Ja et minna kohe näidete ja asja juurde, toome siia välja ühe 8. klassi tunnikontrolli, mis oli siis, ei ole kuidagi mingitest väga vanadest materjalidest välja korjatud, vaid on sügisene materjal. Eesmärk ei ole hakata siin nüüd järgmise 2 slaidi jooksul tegema tunnikontrolli analüüsi või andma mingisugustki hinnangut ja kriitikat emakeeleõpetusele, eesti keele õpetusele koolis, vaid meie eesmärk on näidata, et soovitused on üsna jõuliselt jõudnud õige-vale skaalal hinnatavana siis emakeele õpetusse. Need, kes lähemal on ja kes veebis kuulavad ja näevad võib-olla seda tunnikontrolli selgemalt, annan teile paar momenti, mõne sekundi, et vaadake, pange ennast ise õpilase seisukohale, õpilase kingadesse ja püüdke kas või paar siis lauset parandada, leida vead, paranda määruse kasutamise vead oli juhis, et parandage siis määruse kasutamise vead ja abimaterjale ei tohi kasutada. Lähen ikkagi edasi. Osutan võib-olla siin ka äkki, oleme vist ees siin, on ju? Oleme vist ees. Mis siis, nii, sõnatasand, mis siis õpilane on siin teinud? Et sõnatasandi näha on, et sõnatasandi soovitustega suunamine on siin ikkagi mõnevõrra õnnestunud ja toiminud, on töötanud, kuid õpilane paistab olevat segaduses, vaatan, kas ma oskan siit näidata, õpilane paistab olevat et siin jah, see on õnnestunud, need ELTE-tuletised on kenasti ära õpitud, et tekstis leiab ta need kiirelt üles ja on parandanud ära, et ülemääraselt tasemel ülemäära, üheaegselt tasemel samal ajal, vastupidiselt tasemel vastupidi ja nii edasi. Neid on tekstis lihtne leida ja niimoodi ära ka parandada. Me tegelikult kõrvale ei saa võtta siia selle õpilase tegeliku keelekasutust suuliselt, eks ju, et ta teab, et hea hinde saamiseks no näed jah, selles mõttes meil ei ole nüüd seda 3. materjali siin, et kuidas õpetaja hindas, sest et eesmärk ei ole see on õpilase parandatud töö, mitte meie parandatud. Jah, see nüüd just. Et see oleks selge. Et jah, hästi hea, et see täpsustus tuli. Ehk et see osa tundub... Kas see on lubatud? Ei, see on autentne tunnikontroll, me ei ole siin midagi teinud. Tundub siis nii, et see osa on ära õpitada, aga kus õpilane tundub olevat nagu segaduses olevat, on need läbi ja kaudu, et siin on selline väike segadus, et läbi Riia kaudu, ühesõnaga, et sealt nendest mõnest näitest tuleb siin päris hästi välja nagu see, et raskusi ongi selliste sõnadega, mille valik sõltub kontekstist ja funktsioonist ja isegi kui ta
on ära õppinud siis ja teab, mida hea hinde saamiseks on vaja, siis ta ei suuda, nagu professor Lindström ütles millalgi, et keelekasutaja ei suuda oma peas seda valemit või seda tehet teha, et näiteks, et millal läbi ja millal kaudu ja mida siis üldse soovitati, eks. Et küll aga suudab õpilane ära õppida selle, et mida hea hinde saamiseks vaja on. Lihtsalt üks, ma arvan, neid näiteid on palju, see on lihtsalt üks juhuslik siit siis kooliõpetusest. Ja nüüd me liigume edasi selle juurde, et mida me õssi selgituste töörühmas oleme teinud ja et kui ma alguses kõiki veel ei olnud kohal, kui ma siis alguses ütlesin, et EKI endiselt soovitab ja selgitab ja et nüüd me oleme püüdnud lahendada õssi selgituste töörühmas seda ülesannet, et kuidas uude õssi need harjumuspärased soovitused siis ka üle kanda ja neid seal ka selgitada ja tegelikult ka uusi selgitusi juurde tuua. Aga annan sõna Tiinale. Ma tulen siia lähemale, muidu ma ei näe. Et me oleme siis sõnastussoovituste tüüpe varasemast õssist oleme need kokku kogunud ja üle vaadanud ja oleme siis nende seas eristanud peamiste tüüpidena LT-tuletised, näiteks siis sellised sõnad nagu igapäevaselt, aastaringselt. Et siin on siis paksus kirjas tehtud sõnad, mida me vaatame veel siin eraldi slaidi peal. Sõnavalikut on siis suunatud, näiteks sõna vastavalt ei ole siis soositud, et selle asemel, et öelda, et midagi uuendatakse vastavalt sellele, kuidas laekuvad andmed, peaksime ütlema, et midagi uuendatakse sedamööda, kuidas laekuvad andmed ja rong ei liigu mitte linna suunas, vaid ta liigub linna poole. Samas ka, kui keegi nutab, siis peaks ütlema või kirjutama, et ära enam nuta, mitte ära rohkem nuta. Ja siin on ka siis see täna, mis oli meil pealkirjas, mis oli ka siin tunnikontrollis, et peaminister ei oska täna öelda. Ja see täna oli siis seal tunnikontrollis mõeldud, et see tuli siis ära parandada, et see ei olnud seal õige sõna. Et miks ei võiks peaminister mitte osata midagi täna öelda. Nii, aga üks soovituse tüüpe on siis olnud ka niinimetatud liiasus, et ümbritsev keskkond, ette ennustama ja pidulik aktus käivad siis siia alla. Nii, ja ka siis nee või linetuletised liitsõna asemel, ehk siis näiteks keeleline küsimus, selle asemel on parem öelda keeleküsimus. Või matemaatilise märgi asemel peaksime ütlema matemaatikamärk. Et siis nee ja linetuletiste kohta käivate soovituste aluseks on olnud see arusaam, et suhet siis mingi teise eseme või tunnusega väljendab eesti keeles liitsõna ja mitte siis nee või linetuletisega sõnaühend. Ja veel on siis konkreetselt kantseliitlikeks peetud sõnad nagu siis, või sõnaühendid nagu läbi antud ja seesama läbi oli siis ka seal tunnikontrollis näha. Antud, jooksev, jooksvalt ja läbi viima. Nii, ja veel sõnastust soovituste tüüpe, et on tähendust ja sõnavalikut suunatud. Konkreetselt oleme siia välja toonud siis näiteks avarii ja dekaadi sõnad. Nende kohta on olemas ka uurimus Liidia Risbergilt ja minult. Kujundlikku keelekasutust ja ülekantud tähendusi on taunitud näiteks siis tööriistakast ja kaardistama, mida on siis lähemalt käsitlenud oma uurimuses Liidia jällegi. Laenulist päritolu sõnu on taunitud näiteks siis, või laenulise taustaga sõnu näiteks siis väljakutse, mis on ilmselt siis ajendatud Inglise Challenge'ist. Selle asemel on siis proovikivi soovitatud ja termini eelistus, millest ka Margit Plenaaris rääkis. Et siis leeklill on parem kui floks ja palaviku alandi on parem kui alandaja. Ja siis harvester, mille asemel peaks olema langetustraktor. Et sellest, et õssid on olnud terminoloogia poole kaldu, et sellest on kirjutanud Silvi Vare 2001. aastal ja siis meie Liidiaga siis 20 aastat hiljem. Nii, ja nüüd
ja siis nüüd mõninga näite juurde siis nende tüüpide, sest et mida senimaani me arutasime, et miks meil on vaja see probleemi lahendada, milline on see materjal ehk et need tüübid ja nüüd siis me näitame mõne näite varal, et kuidas me lahendame. Aga et tekiks veel kord selline tervikpilt, et mis on see hulk ja materjal, mis õssi selgituste töörühmal ees on siis pidevalt. Et sellest tekiks ettekujutus. Õssis, uude õssi tuleb umbes 60 000 märksõna. Üssis on umbkaudu 3 korda rohkem märksõnu ja selgitusi, soovitusi on siis üldiselt üsna keeruline tegelikult kokku lugeda, aga see maht, millega me tegeleme, on siis umbes selline kuni 2000 sõna juures olevad. Et selgitused, et need tüübid, kuna keel ei käitu hästi, seda me oleme nüüd ka taas teada saanud nende soovitusi ja selgitusi üle vaadates, koostades, et keel ei käitu hästi ja kõik soovitused loomulikult ei jagune ka nendesse tüüpidesse, mis siin välja sai toodud, aga need on siiski põhilised. Ja mida me siis oleme teinud? Me ei keskendu ka otseselt statistilisele võrdlusele eelmiste õssidega, et uus on uus just sellepärast ja ajakohane, uus on uus just sellepärast, et see on ajakohastatud. Et mida me teeme? Me lisame siis selgitustele juurde korpusandmeid, et selgitada seda tegelikku keelekasutust, siis mida te näiteks näete siin aastaringselt puhul, siis me oleme lisanud juurde asjakohaseid viiteid teadustööle. Keegi siin küsis, et mis on soovitus ja mis on selgitus. See tegelikult ongi selline selgituse osa, et me selgitame ja põhjendame, et miks, et seda on uuritud. Ja lisaks siis veel oleme välja toonud, ma lähen korra tagasi, siin ei ole, välja toonud ka seoseid ja suhteid siis varasemate õssidega, et see siiski teadlikumat keelekasutajat ilmselt ikkagi kõnetab, nagu näiteks siin läbiviima puhul, et kui on ära õpitud, et läbiviima on soovitatud vältida ja seega on sellisele õige-vale skaalale jõudnud, et olenemata või tähendab konteksti arvestamata ei saa seda niimoodi nagu otsustada tegelikult. Et siis, kui see on ära õpitud, et tuleks läbi viima on paha ja asemele tuleb leida miskit muud, et siin siis on loodud selline sild ka varasema soovituse vahel ja ühtlasi lisatud juurde siis ka selgitus ja siin ka uuringute taust. Midagi veel sõnatähenduste kohta ehk ka, äkki mul oli siin oli üks näide veel kujundliku keelekasutuse ülekantud tähenduse näite kohta. Ja need on nüüd siis õssi selgitused, mis on praegu välja võetud kõik teile kättesaadavast allikast nagu Sõnaveeb, et nad on seal üssi juures, et uut üssi veel veebiversioonis näha pole ja sest pole veel avaldatud, paberil veel samuti mitte, kuigi tööversioon on meil olemas, et tuleb mingeid, ma tahtsin tähenduste kohta, vabandust, veel nagu lisada võib-olla siin selle täna juures, et see on ka veel muudatus, eks, et sõnatähenduste kirjeldamine on abstraktsioon ja tähendust pole võimalik suunata, see kujuneb tähenduse käigus. Ükskõik kui rangelt selline tähenduse eelistamise soovitus ka sõnaraamatusse raiuda, see kasutus läheb ikka oma teed ja sõltub hästi palju kontekstist, nagu oli näha ka näiteks siin tunnikontrollis, et täna peaminister ei oska sellele küsimusele vastata, seal ei ole mitte midagi parandada, sellepärast et täna ei oskagi peaminister sellele küsimusele vastata.
nii, ja lõpetuseks veel, et need olid nüüd küll näidatud siin näited ja kuvatõmmised siis sellest avalikust materjalist või avalikust allikast, avalikult kättesaadavast allikast, aga töörühma materjalidest ma panin siia väga kribukrabuna silme ette veel siis ka paberõssi tööversiooni 820. lehekülje, et hästi, ma ei teagi, kuidagi hästi ettekujutav või noh, ütleme, et siin on näha see, et kui suur see õssi soovituse osa siin praegu on, aga meil on veel lahendamisel see, et kui suur materjal õssi selgitusest jääb siis sõnaveebi näha ja millises mahus me näitame seda paberõssis ja veebiõssis, et juba oleme saanud keeletoimetajatega koos arutades jõudnud sellisele lahendusele, et ilmselt tasuks paberõssis ja veebiõssis näidata lühemalt. Nii. Ja lõppviima ongi meie lõppsõna. Jah, et teeme kiirelt siis kokkuvõtte, et siin on näha siis need EKI allikad, kus me siis selgitusi moel või teisel esitame. Et sõnaveebis asuvas EKI ühendsõnastikus olevaid selgitusi te nägite, Sirli näitas neid. Need on siis sellised natuke pikemad ja põhjalikumad, sisaldavad linke uurimustele ja EKI teadmikule. Siis EKI veebilehel oma kodu leidvas õss 2025 näitame neid samu selgitusi, aga natuke lühemal kujul. Seal me ei esita siis seda viidete osa. Ja siis EKI teadmik, mis samuti asub siis EKI veebilehel, seal saame siis neid selgitusi ja põhjendusi kõige pikemalt, kõige põhjalikumalt koos kontekstidega esitada. Siduda siis varasemate, näidata siis selle normingu või siis selle varasema arusaama kujunemist, viidata ja esitada siis kontekste, et uues õssis me juhindume teadmisest, et sõna tasandil normida ei saa. Et sõnaraamatus esineb paratamatult erandlikult üksinda ilma kontekstita. Tekstis ta on alati kontekstis ja sõnaraamatus ei ole lihtsalt mõistlik tema kasutuse kohta niimoodi soovitusi anda. Nii, aga aitäh! Aitäh, Sirli, aitäh, Tiina. Kroonos on paraku selline tegelane, kes armutult kulgeb edasi ja ainult Saaremaa on selline paik, kus ta natuke rahulikumalt võtab, küll aga mitte Tallinnas. Küsimusteks meil praegu aega kahjuks ei ole, mitte ühekski diskussioon jääb lõunapausi ajal.